No nii, nüüd on natuke aega mööda läinud, vahepeal pole seda sihukest daily vlogi asja eriti teinudki. Et viimase videona panimegi üles siis Martiniga sihukese podcast stiilis video. Mõtlesime, et vaatame, kuidas sellisel videol üldse siin minu kanalil minna võiks, et kas see on nagu inimestele huvi pakkuv või mitte. Ja tegelikult tuli välja, et üllatavalt edukas isegi minu jaoks ka. Et siin ma ei teagi, palju nüüd päevast möödas on. Neljapäeval panime, täna on meil laupäev ja praeguseks hetkeks on siis 1600 vaatamist. Mõned likeid, äkki 80 laiki, midagi sihukest. Et selles mõttes väga meeldiv ja lahe näha, et inimestele ikkagi meeldib see, mida me teeme. Ja tänu sellele, et sellel videol nii sihuke positiivne tagasiside oli, siis tõenäoliselt me teeme neid episoode veel. Et eelmine kord rääkisin võib-olla mina natukene rohkem kui Martin, aga järgmine video võiks tulla siis sihuke, kus Martin räägib natukene rohkem enda sellest poolest, kuidas tema tuli, kuidas tema oli, mis tema siin vahepeal tegi, kuidas ta lõpuks siia Esperance'i jõudis ja mis ta tänasel päeval siin teeb. Ja ma arvan, et peale seda on meil siin tegelikult veel üksjagu inimesi, kelle võib-olla sihuke lugu oleks üsna huvitav ja põnev võib-olla inimestel kuulata. Et nii nagu ma siin mainisin ka, siis ma näen inimesi, kes siin on elanud juba 7 aastat näiteks. Et võib-olla siis sealtpoolt ka midagi sihukest teistsugust. Aga üleüldises pildis siin väga palju midagi suurt muutunud pole. Et teen ikkagi oma seda deep rippimist ja glaze spreadingut. Ja tööl ega väga midagi näidata ei ole kahjuks. Et sihuke pigem vaikne. Võib-olla workshopis midagi tehes äkki sealt tuleb midagi põnevamat. Aga vaatamegi, et hetkel ilmselt ongi sihuke periood, kus saab rohkem tegeleda sihukese podcast stiilis videoga, kui see inimestele ikkagi meeldib. Ja võib-olla siis tõesti, kui me siin nädalavahetusel midagi ette võtame, siin kelle iganes siis Martini või ka siis teiste eestlastega, et siis lihtsalt läbi mõelda, et võib-olla mõni päev võtamegi kätte ja filmime midagi, et siis on teile ka mida rohkem näidata. Sest et nüüd paar viimast korda, kui me oleme käinud, siis on pigem see, et ikkagi keskendud sellele, et saaks puhata, saaks ringi käia, inimestega suhelda, et siis ei viitsi väga seda kaamerat välja võtta ja midagi videot filmida. No tere hommikust üle tüki aja, siis räägime natuke sellest ka, mis ma siis täna siin tööl teen. Et kuna vahepeal tuli siin üks teine video välja, siis nüüd oleks võib-olla aeg natukene jälle oma igapäevaelust ja tööst rääkida. Et täna on meil esmaspäevane päev, kell on mingi 6 hommikul, midagi sihukest. Ja ma tulin siis siia traktorile järgi. Ja põhjus väga lihtne, meil on ripper jälle katki ja väga sihuke idiootne viga on, et tegelikult eelmise nädala reedel oli täpselt sama probleem. Sai ära remonditud ja nüüd see uus varuosa, mis küljes on, see on uuesti katki. Et ma näitan sulle ka, et minu käes ei ole sihukest asja enne juhtunud ja ülemus ütles ka, et nende jaoks on esimene kord, et sihuke asi üldse katki läheb. Nagu sa näed, siis siin on ripperi tera ja ripperi teral on siis siin silindrid ja kui see maapind siis venitab seda tera ühtepidi või teistpidi, siis silinder surub vastu, kõige lihtsam seletus võib-olla. Ja kui me sinna vaatame, siis see silinder on puruks läinud. Ja kus juures kõige naljakam ongi selle asja juures see, et see silinder seal on tütuus. Seda me juba reedel vahetasime. Need siin on kõik vanad, et tihtipeale muidu juhtus seda, et need 2 polti võisid puruks minna või siis sitemal juhul need terakaitsed siis kulusid ära või kadusid ära. Aga seekord siis sihuke mure, et seda mul enne ei ole olnud. See on see tavaline iga hommikune teema, et sõnad ei tule suust välja. Vaatan, siin on meil mingid lekkeid ka päris isuga, et igalt poolt midagi lekib. Kuigi see ripper on juba saanud igatepidi hoolt ja armastust, aga tundub, et mitte piisavalt. Ühesõnaga, mis seal ikka, tõstame selle
kogu jura ülesse ja lähme sõidame siis sellega workshopi, et ma täna main road'i ei kasuta, ma sõidan siit mingi lõigu mööda seda kruusateed ja siis kiiren tramline'i peale ja lähen mööda põllu äärt siis kuni workshopini välja, seepärast et tegu on ikkagi oversized pilliga. Ja siis ta on jah, pisut liiga suur selle jaoks, et main road'i peal sõita. Sõidame siis mööda tramline'i ehk siis vana jälge mööda, mis on juba olemas on põllu ääres. Et me ei hakka main road'i kasutama. See on natukene lihtsam, ma ei häiri liiklust ega midagi, et kui siin peaks autod liikuma. Ja kui ma nüüd siit lähen mööda tramline'i mööda ühte põldu, sealt mööda teist põldu, siis tegelikult ma jõuangi juba workshopi ette välja ja sealt mul on vaja ainult risti üle tee sõita. Aga ei, mulle sobib esmaspäeva hommik rahulikult joon oma kohvi siin. Tiksun vaikselt workshopi poole, otseselt kuskile kiiret ei ole, sest tegelikult deep-rippimisega meil on aega, et meil ei ole meeletut pressure'it peal. Et glaze spreedimisega on natukene rohkem kiire. Ja vaatame, kisume selle katkise silindri maha ja näis, kas meil on uut võtta või ootab mind jälle linna sõit ees. Et tegelikult sakslasel on endal üks Nissan Patrol, enda auto, millega ta siis sõidab, mis on samamoodi natuke vigane ja ma olen tal seda siin aidanud natuke nokitseda ja teha. Et sellel on ka paar asja, mis tuleb välja vahetada, paari varuosa tarvis. Et kui ma juba äkki olen linna minemas, et ma vaatan, saan talle need jupid ka ära tuua, et tal hetkel auto vedelebki workshopi ees, sest et praegusel momendil seda käima panna ja sõita ei saa. Ma siin lammutasin juba natuke laiali, aga nagu näha, siis selle silindri sisu on siit kõik katki. See osa on siin ja kui ma hakkasin lähemalt vaatama, siis tuleb välja, et ka siit on terve tera puruks läinud. Nii et ei pääse jält silindri vahetusega, nüüd kokun kõik selle lahti silindri küljest ära, terve see tera suurest tükist küljest ära ja siis selgub, kas mul on siia panna uus tükk või siis hakkame seda remontima. Et päris siuke lõbus, seekord ei läinudki nii lihtsalt, kui ma arvasin. Üle tükki aja saame ratastraktoriga ka sõita. Et see konkreetne on, mis ta oli siis R8345 äkki või, kui ma ei eksi. Midagi siukest, isegi näesid külje pealt. Äkki oli, eesõnaga mingi väga suur traktor pole. Kasutavad nad meil neid siis harvesta ajal. Ja üllatus, mis meil siin on, jälle üks motherpin, aga see nüüd on tunduvalt suurem kui see, mis eelmises farmis oli. Et see on 125 tonni ja meil on neid siin 2 tükki. Et tulingi teisele poole farmi otsa, kus ma enne käinud polegi. Et öeldi, et pean siit võtma siis selle motherpinni ja sellega sõitma tagasi teise farmi otsa sinna, kust ma tulin. Et kuna meil nad ikkagi praegu laevad seal tekasid ja teevad ja möllavad, et siis neil läheb seda motherpinni tarvis. Sest et meil hoiustatakse nagu keset põldu suurtes sellistes kottides praegu mingit teravilja, ma täpselt ei teagi, mis seal sees on, aga ma ei ole siukest hoiustusstiili enne näinudki. Et noh, seal farmis, kus ma enne olin, seal siukest asja ei olnud, et see on nüüd midagi uut. Ühesõnaga jah, nad võtavad sealt kottidest siis teravilja välja ja hetkel nad vist tahavad selle panna ajutiselt motherpinni. Ja siis kui rekad tulevad, siis saab motherpinnist laadida rekasid. Et pidi olema lihtsam kui rekkaga vist. Sest meil on farmis rekka ka, aga ma ei tea, rekkaga vist pidi keerulisem olema, sest sealt sa ei saa nagu laadida ühest rekkast teisi kohe. Kuna see tee viib minu kodust mööda, siis ma jäin siin korra seisma, ma lähen kraban toast endale mõne joogi ja päikseprillid. Et seda kaudu lähme siis edasi. Ja ma vist ei ole enda maja väljast enne näidanudki, et see on siuke kuut ühesõnaga, et tegelikult see osa on see, et seal me pargime autosid, siin on tongad ja see kahekorruseline maja on minu oma, et siin peaks natuke koristama, siis oleks normaalne. Aga põhimõtteliselt siuke kerge lifehack on, et kui sa siit selle ukse lahti teed, siis saad otse tuppa. Ja siin ongi mu külmikapp ja vaatame, igasugu manti on siin, igasugu manti vaatame, mis ma sellest kaasa haaran. Lugu selline siis, et sai siin hommikupoole tehtud igast muid asju, motherpin ära toodud, üritatud veel mingeid asju remontida šeedi all ja kokkuvõttes nüüd siis ikkagi ülemus ütles mulle, et
saime Ripperile vajalikud varaosad, nii et peab minema linna nendele järgi. Ja siin ma nüüd olen, siis sõidan linna poole, et kuna minu farmist linna on mingi 1,5 tunni sõit, siis see on siuke suht aega nõudev tegevus. 1,5 tundi sinna, siis läheb linnas veel aega niikuinii, sest et lähed neid varaosi tooma. Siis tihtipeale tuleb mingeid muid asju veel ette, mis tuleb teha. Ja siis 1,5 tundi koju tagasi, nii et mingi 3-4 tundi kadunud nagu niuhti. Nii et täna tõenäoliselt remontida enam ei jõua, aga saan siis seda teha homme hommikul. Selles mõttes hea vaata, et vaheldusrikas päev, et sa ei pea kogu aeg farmis istuma ja niisama passima. Kuigi nüüd viimase paari päeva jooksul ma olen küll ülipalju saanud linnas käia. Või kas just ülipalju, aga selles mõttes väga tihedalt, et reedene päev oli ka siuke, kus siis läks spreeder katki meil ja kuna seda hüdrovoolikut parasjagu koha pealt võtta polnud, siis pidin minema linna sellele järgi. Siis täpselt samamoodi ootasin linnas, kuni hüdrovoolik uus tehakse, sellepärast et koha pealt polnud kohe võtta. Selle aja siis käisin, korjasin ülemuse ja tema naise pakid kokku linna pealt, mis erinevates postkontorites olid. Võtsin ise süüa ja võtsin uuesti selle vooliku kaasa, kui see valmis sai ja tulin tagasi. Pluss laupäev oli vaba päev, siis ma käisin ka linnas, sest et toidukraami vaja osta ja nii edasi. Pühapäev oli mul ka vaba päev, aga pühapäeval ma ei viitsi mitte midagi teha, seega ma lihtsalt magasin kodus ja vaatasin filmi ja vedelesin niisama. Ja täna siis esmaspäev, täna jälle linna, ma teed siis põhimõtteliselt 3 päeva linnas käinud. Okei, mitte juttinud, pühapäev ei vahele, aga põhimõtteliselt. Jah, anti mulle jälle see single cab, et meil on üks täiesti tutt uus single cab Hilux, mis on manuaalkastiga ja läbisõit on kohe saab 29 000 ette alles. Et muidu nagu normaalne, aga single cab'ide viga on see, et nagu sa näed, siis seljatugi on vastu seda tagaseina ja ma ei saa rohkem istet liigutada. Et okei, istme kaugus on nagu enam-vähem isegi, aga tahaks seljatuge nagu reguleerida, et suht ebamugav istumise asend on. Ja kui ma nüüd teen sedapidi, et tõmban istet ettepoole, et saaks seljatuge liigutada, siis on jalgade jälle vähe ruumi. Et selles mõttes on see väike kabiinik suurt nuhtlus. Uus auto küll, aga seest ikka tolmane ja näpane. Ja mingi pisike probleem on kas velgede või esisillaga ka, sest et 110-ga sõites ikkagi rool vibreerib. Aga selles mõttes muus osas väga okka auto, ei saa kurta. Okei, jah, ruumi on vähe, see on nagu miinuspool, aga pikk kast, uus, korralik, kõik töötab nii nagu peab, kliima on külm, püsikas on olemas, sellel on isegi radar olemas, uludud audjad asjad, tööautoks väga viis. Hommikust jälle, vaikselt üks päev vahelt ära kadunud, niimoodi, et polegi jõudnud midagi näidata ega filmida jälle. Aga mis ma siis teinud olen? Viimane kord ma vist näitasin seda, kui ma alustasin Ripperi remonti. Seda, kus ma ta kokku sõin, seda ma enam ei näidanud, aga see oli paras siuke peavalu. Et seal tuli ette veel mingeid ootamatusi ja kokkuvõttes ma panin ta kokku ära ja siis ma sain ta korra uuesti lahti võtta ja ühe korra veel kokku panna. Aga eile siis sain ta lõpuks kokku. Tegin seal muud asjad ka veel korda, vaatasin terve Ripperi üle, et katkised poldid, mingid lahti tulnud poldid, kõik asjad. Sai ära vahetatud ja üle pingutatud ja sai terve Ripper uuesti ära määnitud siis korralikult laagrit, muud asjad siin. Ja nagu sa näed, siis olen jälle põllul üle pika aja Ripperiga. Mis ta nii väga pikka aeg on, aga mulle tundub, et see on nagu meeletult pikk aeg, sellepärast, et ma ei ole nüüd tükk aega Ripperi peal ise olnud tööl. Pluss ma olen nii palju muid asju vahepeal teinud, et siis on siuke tunne, nagu oleks meeletult pikk aega mööda läinud. Aga täna siuke vähe sumbusem, vähe jahedam ilm. Tõues on äkki mingi +18 ja tegelikult sajab vihma. Mitte küll otseselt ei kalla, aga ikka siuke piisavalt. Klaasid on kõik siuksed tatised. Esiklaasi ikka saab aeg-ajalt kojamesti puhastada. Ja on näha, et
et siin see pinnas pole küll vaata muld ega savi, nii nagu eelmises kohas oli. Aga et natukene jääb sinna taha rolleri külge kinni, aga ei midagi hullu. Ma arvan, et on täitsa okei, saab selle päeva ilusti tööd ära teha. Traktorile ilmselt kindlasti parem töötingimus kui see, mis siin eile oli näiteks. Eile oli päeval mingi 38–40 õues. Ikka suht rõve, siuke palav. Ja kui ta siin seda ripperit ikkagi lohistab maast täie jõuga, siis mootor tuline, kõik tuline, saab parelikult jahutada ennast kogu aeg. Et selles mõttes on see jahedam ilm vahepeal hea küll. Ja aga tegelikult selles mõttes nagu külm ei ole, et ma hommikul tulin välja ikkagi lühikeste pükstassidega, et väga siuke mõnus on vahelduseks hea. Video algul mainisin ära, et see eelnev video, mis me siis üles panime, nii-öelda podcast stiilis, et ma ei tea, palju seal vaatamiseid too hetk oli, aga nüüd just vaatasin uuesti, et kuidas siis sellel videol läinud on. Ja tänaseks hetkeks 3300 vaatamist, 129 laiki, pole isegi nädalat möödas veel, et väga nagu üllatav edu on seda saatnud. Et mina, kes ma ei ole mitte mingisugune suur tegija, minu jaoks see 3300 vaatamist on nagu päris arvestatav number, sest et ühelgi teisel videol vist polegi nii palju vaatamisi ja muidugi ühelgi teisel videol pole nii palju laiki ka. Et kindlasti aitäh teile kõigile, kes te olete seda videot vaadanud, kes on jätnud kommentaari, kes on pannud laigi. On tulnud juurde nii mõningaidki uusi subscribereid. Et vaatame, üritame seda huvitavamat sisu siis teieni tuua. Tõenäoliselt tulebki nüüd üles siis see nii-öelda daily vlog ja peale seda vaatame, saab äkki siis üles juba uue episoodi siis sellest podcasti materjalist ka. Et järgmine kord võikski tulla siis sükke Martini saade nii-öelda, nagu ma siin eelmine kord, no mingi hetk mainisin, et võiks tulla sükke osa ja peale seda on siis näha, kuidas ja mis edasi, et väga pikalt nagu ette pole planeerinud neid asju veel. Ja millest ma veel rääkida tahtsin, tegelikult nüüd on päris tükk aega juba mööda läinud, pea kuu äkki või, aga mõtlesin, et võtaks kokku siis selle ka, et kui palju läks maksma minule see trip siis New South Walesist siia Esperance'i. Just vaatasin enda notes'id kõik üle, mis ma siis tegin, kus ma arvutasin välja, palju oli mu kütusekulu, palju ma maksin bensu eest, palju liitrit kulus ja nii edasi. Ma loodan, et need numbrid mulle kõik siin video tegemise hetkeks meelde ka jäävad, sest et no, need oli ka ma jagusul. Aga kokku kilomeetreid sõitsin siis 3100. See on ümardatud number. Reaalne number oli vist mingi siuke 10-15 kilomeetrit siia-sinna, kas oli pluss-miinus, ma täpselt ei mäleta, pole erilist või väga oluline ka, ütleme ausalt. Et 3100 kilomeetrit ja selle kogu vahemaa peale kulus siis mul 340 liitrit bensiini. See on päris siuke normaalne kogus. Ma ei teagi, mitu pagitäit see on, sest ma täpselt ei mäleta, kui suur autopaak on. Aga maksma läks siis 340 liitrit bensiini minule $700. See on nüüd ilma sentideta, seal oli mingid sendid ka. Aga ma praegu peast jään sulle vastase võlgu, palju siis 7 sotti eurodes on. Ma arvan, et mingi 5 äkki või, mingi 5 sotti või eurodes. Et pole kõige hullem minu arvust. Ma ise ikkagi arvestasin palju suurema summaga. Ja tegime siin kiirarvutuse ka, et keskmiseks kütusekuluks tuli siis 11 liitrit, midagi jälle gramm peale, 11,06, kui ma ei eksi, mis on arvestades seda, kui suur see auto on ja et mul katuseboksid asjad ka on, siis tegelikult nagu üllatavalt hea. Et okei, ja kindlasti on autost, mis võtaks vähem kütet, kui ma ise mõtlen nagu 1100-le.
see tee ei olnud ka sirge ja sile, see oli ikkagi suht üles-alla, mingid kurvid, asjad, särgid, värgid. et ma ei tea, mina olen ise rahul. Suht okei oli. Ja nüüd sellele 700 saab juurde liita veel siis minu esimese öö majutus. Vat need on asjad, mida ma kirja ei pannud. Aga esimene öö oli kas mingi $70 äkki või. Ja teine öö, see oli see kallim koht. Oli mingi 120 midagi peale. Ütleme jämedalt $200 panin ööbimise peale ka. Siis $900. Ja noh, palju ma sõin, no midagi ikka sõin. No paneme väga jämedalt mingi $100 veel toidu peale, sest et ma tõesti nagu ei ostnud mingit meeletult kallist süüa, vaid ma ikkagi sain suht ökalt hakkama. Et no väga jämedalt, no ikkagi väga jämedalt. $1000 läks siis terve selle seikluse peale ühest osariigist teise. 3100 kilomeetrit, 3 ööd erinevates kohtades. Muidugi saaks kindlasti palju odavamalt, kui sa ööbid autos, ööbid telgis, mis iganes. Minu puhul lihtsalt oli see, et ma võtsin endale 2 erinevat majutust ja 1 öö siis vahepeal oli eestlaste majas, mille eest ma maksin ka siis $10 tegelikult. Seda ma ei maininud enne. Aga on siis need kulud ka lõpuks välja toodud, kokku võetud. Remonditud on siin nüüd ikka kõvasti, rohkem kui 1 päeva. Et tegin vahepeal korda, lagunes jälle ära, tegin vahepeal korda, lagunes jälle ära. Siuke lõputu ring, mis mitte kunagi ei lõppegi. Et tänane hommik algas ka sellega, et alustasin jälle Ripperi poltide vahetusega, et tagant oli mingi 1 suur polt pooleks, siis terapoldid, see on juba tavaline. Kontrollisin kogu asja uuesti üle, määrisin korralikult ära. Kokkuvõttes võib öelda, et ka seal juba tunnen, et kohati on mingid asjad nagu jamad, et tahaks mõnes kohas laagrit vahetada, tahaks mõnes kohas uue selle õlitusnikli panna. Aga ütlesin bossile info edasi, ütles, et ära täna selle pärast munetse, mine tee tööd. No selge, kui nii öeldakse, siis nii tuleb teha. Ega siin suures pildis jah, suht siuke vaikne nädal oli, võiks öelda, et algul ei saanud vedama. Nüüd on juba normaalne, nüüd siin jälle tagasi oma koduses Ripperis. Ja on jäänud veel natuke teha, et tegelikult palju pole. Ütleme ausalt, et need pisemad põllud, mida siin kokku on äkki siuke mingi 8 tükki või. Need saavad nüüd siin järgmise nädala alguseks tehtud, ma pakun mingid teisipäevaks kindlasti kohe. Ja siis on veel jäänud teha 2 suurt põldu. No need on ikka suured, et no eks sellega siis paistab, kui kaua seal aega läheb. Ja peale seda, eks ilmselt tuleb mingi rullimine või mõni muu töö, et ma olen suht kindel, et mina seda glazebladingut edasi tegema ei lähe, sellega tegeleb sakslane. Mina saan seal rahulikult oma rippimise lõpuni teha ja peale seda ilmselt lähen ka rullima ja kunagi siis märtsi keskel äkki algab külvamishooaeg ehk siis seeding. Ja siis tuleb sellega tegutseda. Nii et tegemist mul on iseasi jällegi paljusalt, mida siis filmida ja näidata on, et mul mingid ideed seoses videote tegemisega tegelikult on tekkinud, et kuidas teha, mis nii-öelda varustust juurde muretseda, mida välja vahetada. Et ja telefon tegelikult teeb suures pildis kogu töö ära, aga näiteks Ray-Banid, miks mitte, olen näinud paljud teised kasutavad, tundub suht tegelikult äge asi, mida kasutada just siis, kui sa oled millegagi nii-öelda parasjagu ametis. Ma ei tea, remondid väljas, teed midagi, paned oma Ray-Banid käima, jumala äge, saad mingit klippe asju. Et see on üks mõte on, teine asi siin. Vaatasin nii-öelda seikluskaamera laadset toodet ja paljud inimesed räägivad nii palju erinevaid juttusid, nii et nüüd ma pean siis otsustama, mis see kõige õigem valik on. Ja tänaseks päevaks nii palju ma tean, et GoPro on juba suht siuke no-go. Seda ei tasu võtta, väga paljud kiidavad ja suunavad mind hetkel DJI peale. Et
eelmine generatsioon vist oli DJI Action 5, nüüd peaks juba Action 6 väljas olema. Jään vastuse võlgu, palju ta maksab. Ilmselgelt kohe päeva pealt midagi osta ei tahaks, sest et üritame ikkagi praegu kulusid madalana hoida. Arvestades seda ka, et suvel on ikkagi plaan koju minna Eestisse, siis seda raha on vaja alles hoida, koguda. Ja siis on juba suvel võimalik mingeid muid plaane ja asja teha. Vot, aga ma arvan, et järgmine nädal sükest daily vlogi ei tule. Vaatame siis ära selle, mis Martin räägib. Vaatame, kuidas see inimestele meeldib. Ja kui meeldib, siis väga äge, siis teeme edasi. Ja eks need daily vlogid siis on ka kunagi jälle tulemas, et vaatame, teeme midagi huvitamamat. Kogun natuke rohkem võib-olla materjali, et lõppude lõpuks see iga nädal video välja panemine hakkab muutuma lihtsalt selleks, et kui midagi näidata ei ole, et siis sa pead lihtsalt pressima kuskilt midagi, et seda videot kokku teha ja ma arvan, et kokkuvõttes see ei ole kõige ägedam ja kõige huvitavam. Nii et jaa, kui on mida näidata, siis teeme, kui ei ole, see ei ole, siis vaatame, kas paneme midagi muud või tuleb vahepeal väike paus. Jah, aga mis seal ikka? Näeme juba järgmine kord. Tänud, et vaatad. Ei kopeeri mitte kedagi, aga oleks ülilahe, kui sa paned mulle like'i, siis ma tean, et sa vaatad, siis ma tean, et sulle meeldib see, mida me teeme. Ja veel ägedam oleks, kui me saaksime mõned suubid ka siis juurde, subscriberid, suubid, whatever. Ühesõnaga, hääldamine ei ole mu kõige parem külg.